tere! Kas teete midagi? Ma tahan teile näidata peamisi erinevusi nende kahe kaasaskantava kruustangi vahel. Ei ole tõsi, et paberil parem ja kallim mudel peab olema igaühe jaoks parem. Ja loomulikult ei taha ma teile väita, et teie jaoks oleks kindlasti parem väiksem ja odavam mudel. See sõltub sellest, mida te temalt ootate, aga ka sellest, millised on teie füüsilised eeldused. Mõned nimetavad seda kitsedeks, kuid Triton on sellele registreerinud kaubamärgi superjaus ehk superlõuad. Ma saan aru, et see nimetus kitsed on populaarne, sest see on mitmetähenduslik. Kellelegi see tekitab. Kuidas ma seda ütleksin? Need lemmikloomad. Aga kui ma need niinimetatud kitsed panin lammaste sekka, sest kitsi meil pole, siis mulle ei tundunud, et lambad arvaksid, et need on kitsed. Asi pole oluline, et lõpus oleks võitja ja kaotaja, vaid et teil oleksid põhjalikud andmed ja saaksite vajadusel õigesti otsustada, milline neist mudelitest on teile sobivam. See on see kõrgem, Eiffel mudel ja see on madalam mudel, kuid ainult paberil, mis puudutab parameetreid ja hinda, sest tegelikult on nad täpselt sama kõrged, nimelt 81 sentimeetrit maapinnast. See on mugav, kui sooviksite osta näiteks mõlemast ühe ja seejärel kinnitada nende vahele mingi plaadi tööpinnana, et see oleks aluspinnaga paralleelne. Ja mida tähistus Eiffel lühidalt tähendab? See tähendab mõningaid paberil paremaid omadusi, samuti suuremaid mõõtmeid, suuremaid kinnituskääpidemeid, suuremat kinnitamisulatust, suuremat kandevõimet, kuid ka suuremat kaalu ja kõrgemat hinda või veidi laiemat lisatarvikute kasutamise võimalust. Kuidas see tegelikult töötab? Teil on siin üks fikseeritud lõualu ja üks liikuv ning kui see kinnitamisvõimekus teile ei piisa, saate selle liikuva välja võtta, pöörata seda nii 180 kraadi ja sellega saavutate maksimaalse võimekuse. Mis on samuti oluline, on see, et mõlemad kruustangi juhitakse jalaga, neil on siin pedaal, nii et saate kinnitatavat eset hoida mõlema käega ja kinnitamise teostate pedaali abil. See on äärmiselt mugav ja ilmselt peamine eelis. Lõugade liikumist ja seejärel kinnitamist juhitakse mitte ainult jalapedaaliga, vaid ka selle lülitiga, kus avatud luku asendis liigutate, ainult liikuvat lõuga. Saate selle tegelikult viia otse eseme juurde, kuid ei kinnita seda. Peate selle niimoodi ümber lülitama. Ja alles siis, kui pedaali uuesti vajutate, jääb sinna kinnitamise jõud. Vastupidi, kui soovite selle vabastada, siis tuleb see jälle üles tõsta ja pedaali vajutada veidi suurema jõuga kui kinnitamisel. See vabastab ja siis saate lõuaga jälle liikuda. Mis puutub maksimaalsesse kinnitamisvõimsusse, siis siin on see veidi suurem kui väiksemal mudelil. Pean selle jaoks pikri võtma täpsemalt 1020 millimeetrit ja siin on see ainult, jutumärkides ainult 950 millimeetrit, mis tähendab veidi üle meetri, peaaegu meetri. Aga olge ettevaatlikud. Te ilmselt ootaksite, et üleminek selle positsiooni ja selle positsiooni vahel oleks pidev. See tähendab, et seal ei ole ühtegi tühja kohta. Aga see kehtib ainult madalama mudeli puhul. Kõrgema mudeli puhul see nii ei ole, sest selles asendis saate kinnitada maksimaalselt 425 millimeetrit. Ja kui te selle pöörate, siis minimaalne, mida saate kinnitada enne kui hakkate seda uuesti laiendama, on 574 millimeetrit. See tähendab, et seal on umbes 15 sentimeetrit sisuliselt tühja ruumi 425 ja 574 millimeetri vahel, kuhu nii suurt detaili või eset lihtsalt ei saa kinnitada. Peate kasutama näiteks mingit lisaplaati ja nii edasi. Ma arvan, et see ei ole päris hästi läbimõeldud. Väiksema puhul see vastupidi jätkub, sest selles asendis on maksimum 455 kuni 475, kui need lisaplaadid eemaldatakse ja miinimum vastupidises asendis on 475, nii et see tõesti jätkub täiesti ideaalselt. Mis puutub näiteks kinnitamisjõusse, siis see on mõlema kruustangi puhul sama, nimelt 10 000 newtonit. Kujutage ette, et teie peal on 1 tonn. Ma arvan, et ei liiguks üldse. Ei ole tõsi, nagu on ühes kohas väiksema kruustangi juhendis märgitud, et ühe pedaali vajutusega peaks liikumine olema vaid 12 millimeetrit. Teksti mujal on aga juba õige väärtus. 1 toll, mis on umbes 25 millimeetrit, seega sama nagu suurema Eiffel mudeli puhul.
Superlõuad on 3 jalaga. See on eelis ebatasasel pinnal, sest 3 punkti määravad tasapinna, seega ei hakka see kunagi kõikuma. Samas on see aga natuke nõrkus, sest tagumises osas, kus on ainult 1 jalg, on stabiilsus muidugi veidi kehvem. Kuidas stabiilsust suurendada? Kas saate esiosas lamedad jalad kinni astuda või kinnitada need aluspinna külge või kasutage 2 superlõuga. Selline tööpind, mis on moodustatud 2 Tritoni kaasas kantavast kruust ja mingist massiivsest tööpinnast, on absoluutselt stabiilne. Mina kasutan Vanatamme höövelpingi torsot ja ei saa kurta. Kahjuks ei ole tagaküljel, ei pinda ega libisemisvastast alust. Seal on täiesti lihtne jalg. Kui kasutate seda kuskil pehmemal pinnasel, on vaja selle alla mingi alus panna. Võtame nüüd hetkeks ette suurema, raskema ja kallima FL-mudeli. Mis on selle juures hea? Mis on selle juures halvem? Nagu ma ütlesin, on suurem maht, kuid kahjuks on tühimik just umbes 50 cm ulatuses, kus ilma lisatarvikuteta, mingite lisadega, ei saa seda eset lihtsalt kinnitada. Mis puutub suuremasse massi, siis on sellega muidugi veidi raskem käsitseda. Selleks on siin tegelikult 2 lisakääbidet, mida väiksemal mudelil ei ole. Üks on siin ees ja teine kokkupandav on siin taga, mille abil saate seda üsna lihtsalt transportida. Olgu see siis lahti võetud või kokku pandud, olekus. Mis puutub sellesse tagumisse, siis ma pole kindel, et see on mõeldud selleks, et seda püsti kanda, sest see on üsna kõrge. Ja kui te pole just 2 meetrit pikk, peate seda ühe käega üsna vaevaliselt tõstma. Nii et bisepsile umbes 20. 1 kilo tõmbamine ei ole just naljaasi. Nii et ma arvan, et parem on seda kanda mõlema käega. Või siis kokku pandud olekus, kui see just kui selili pööratakse, saab seda võtta 1 tagumisest jalast. Kahjuks on seal üsna vähe ruumi sõrmedele, nii et kellel on veidi tugevamad sõrmed, neil on raske kätt sinna sisse panna. Aga muidu on see asend ühe käega kandmiseks ilmselt kõige mugavam. See on väiksema mudeli puhul veidi paremini tehtud. Või siis, kuna see on kergem, on seda lihtsalt mugavam kanda, isegi kui sõrmed pole seal võib-olla täiesti kindlalt haakunud. Suurema kaalu tõttu on hea välja töötada mingi süsteem jalgadele paigaldamiseks või lugeda kasutusjuhendid, kus see on minu arvates üsna kenasti kirjeldatud, sest muidu vaevlete sellega täiesti asjatult. Ja ma ütleksin, et jalgade reguleerimine on siin veidi halvemini välja mõeldud. Kokku pandud olekus on see kinnitatud kuuliga, mis sobitub siia avasse. Mul on probleem, et sinna jääb vahel natuke nahka ja see näpistab mind. Ja ega see turvasüsteem mulle eriti ei meeldi. Mulle tundub, et siin on see palju paremini lahendatud, sest siin lihtsalt vabastate, kallutate. Ja kokkupanemisel piisab jalgade laiali tõmbamisest see klõpsatab ja on kinnitatud. Nii et see süsteem tundub mulle veidi nutikam, vähem nõudlik, lihtsalt kasutamise osas. Mis on selle mudeli eelis? Kui panete selle püsti siia küljele, siis see plastist lüliti on kaitstud, nii et see ei seisa selle peal. Seega püsti hoidmiseks on see mudel veidi sobivam. Selle puhul paneksin selle pigem teisele poole, sest lüliti ulatub profiilist välja ja võite selle kahjustada. Superlõuad Excel on üldiselt veidi massiivsematest materjalidest, olgu need siis laiemad või näiteks paksemad. Konkreetselt see kindel lõug on veidi paksem ja isegi juhendis on kirjas, et seda saab kasutada kergemate tööde jaoks nagu improviseeritud alasi. Erinevus on ka kandevõimes. Kui väike kruustang kannab 200 kilo, siis suur kannab kuni 250 kilo. Mõlemale kruustangile toodetakse erinevaid tarvikuid. FL-mudelile on neid veidi rohkem, sest see kasutab ka avasid, mis on siin korpuses. Need on sellised ristalad, millele saab paigaldada veel täiendavaid lisatarvikuid. Kahjuks ei ole see praegu Tšehhi Vabariigis saadaval, nii et kui te seda soovite, peate veidi ootama. Mis aga saadaval on lisalõuad. Ühed neist on tegelikult plekist mõeldud erinevatele palkidele, russidele, tavadele ja sarnastele asjadele. Need on tegelikult sellised sagilised lõuad, millega saab puitu paremini haarata. Ja teine tüüp lisalõugu on malmist, mis on profileeritud nii, et neisse saaks kinnitada silindrilisi asju, torusid, nelikanttorusid ja sarnaseid esemeid.
Mõlemad lisalõuad, mida ma siin näitan, on mõeldud väiksemale mudelile ja ei sobi suuremale. Te peaksite tellima tarvikud, mis on spetsiaalselt Excel mudeli jaoks. Ja need ei pruugi alati laos olla. Superlõugade standardiks on kummist padjad, mis on sinna kinnitatud selliste tappide ja veel ühe vastutükiga. See lahendus ei ole minu arvates kõige õnnestunum. Iga mudeli puhul on see tehtud veidi erinevalt, kuid usun, et osav ja loovmeister suudab sellega hakkama saada, et ta suudab valmistada omaenda padjad, olgu need siis puidust või mõnest muust materjalist, sõltuvalt sellest, mida ta soovib kinnitada. Et ma ei unustaks, on Excel mudelil lõuad veidi laiemad ja eelkõige kõrgemad. Excel mudelil on veel üks detail, mis veidi lihtsustab liigutatava lõua käsitsemist, mis on siin massiivsem ja raskem. Nimelt on seal keeratav tikk, mille saate sinna sisse keerata ja selle abil lõuga liigutada. Muide, transpordi ajal on hea see lõug kuidagi kindlustada. Kui teil on need kitsed lahti võetud, siis võite need lihtsalt kergelt jalaga kinni vajutada, et need teie juurde kindlalt jääksid. Muide, väiksema mudeli puhul on siin taga selline pöörlev element, millega saate lõua kindlustada, et see täielikult välja ei libiseks. Selle suurema mudeli puhul sellist kindlustuselementi ei ole, kuid arvestades, et te hoiate seda kas mõlema käega või püsti, ei tohiks lõug välja libiseda. Mõlemad superlõugade mudelid jõudsid minuni, niinimetatud kuivas olekus, kus liikuv lõug liikus üsna raskelt. Veidi plastidest määrdeainet lahendas probleemi, seega soovitan kõigil liikuvat osa kindlasti korralikult määrida, et see ei rebiks pulbervärvi ja loomulikult, et sellega oleks ka lihtsam käsitseda. Lähme nüüd superlõugade tegeliku kasutamise juurde. Võimalusi on tohutult palju ja te kindlasti mõtlete välja rohkem kui mina, sest teil on lihtsalt oma spetsiifilised vajadused ja nõudmised. Mind huvitas juhendis, eriti see, et nad tõid välja, et neid saab kasutada jalgratta hooldamiseks. Mida ma proovisin ja tõsi on see, et see on tõesti mugav. Tänu neile kummist padjakestele saab jalgratta raami kindlalt ja samas õrnalt kinni hoida. Loomulikult saab kinnitada ka mingeid pikki esemeid. Seal on aga natuke probleeme stabiilsusega, seega soovitaksin lisatoetust või 2 superlõuaga kinnitust. Kellel pole palju jõudu ja raha, siis kindlasti 2 väikest. Kes tahab parimat, siis näiteks 2 suurt. Ja kes tahab ise proovida nende erinevusi, siis võib osta 1 väikese ja 1 suure ning siis näeb, millisega sagedamini töötab või lihtsalt eelistab. Kui teil on sellel sooduspakkumine, siis saate 1 suure hinnaga 2 väikest, aga kui teil on sooduspakkumine suurele, siis ei ole see võrreldes väiksega palju kallim. Nagu ma kohe alguses ütlesin, pole võitjat ega kaotajat, aga teil peaks olema põhjalik teave oma võimalike otsuste tegemiseks. Kui soovite kinnitada just meetripikkuseid plaate, siis väikestest lõugadest ei piisa ja peate valima Excel mudeli. Kui aga soovite lihtsat käsitsemist, madalat kaalu ja samasugust kinnitamisjõudu, siis on teile parem väiksem mudel. Pole vahet, millise valisite, oluline on, et need teile suurepäraselt teeniksid, seega soovin teile valikul õnne. Aitäh, et vaatasite. Olge tublid ja kinnitage midagi.